Tšau! Tšau! Nii tore on sind jälle näha. Jaa, sind ka. Ega sa mind kaua ootama ei pidanud? Ei üldse mitte. Super. Kas sa oled juba valinud, mida sa tellida tahad? Tead, ma otseselt ei tahagi midagi. Mis see üks kohv ikka halba teeb? Tere! Kas soovite menüüd või olete juba ära otsustanud, mida te soovite? 2 piimakohvi, palun. Okei, selge. Aga kuidas sul siis vahepeal üldse läinud on? Mis seal ikka. Tööl käin. Renate sai näiteks tööl ametikõrgenduse. Varsti oleme siis rikkad. Aga tegelikult läheme reisile, et see on päris lahe. Seda on nii tore kuulda. Teil läheb tõsiselt vist väga hästi. Kuidas sul läheb? Tead, tasapisi läheb. Võtan mingisuguseid tööampse, käin trennis. Midagi väga erilist tegelikult ei toimugi. Püüan kuidagi lihtsalt eluga hakkama saada. Palun. Ja teine ka. Nautige. Tšau! Kuule, ma just pidin sulle kirjutama. Oota, kas ma räägin? Vaata, sa ütlesid, ma võiksin Martinil silma peal hoida ja ma praegu istun siin kohvikus ja ta istub ka siin ja ta tellis 2 kohvi. Saad aru? Ta saab raudselt mingi naisega kokku. Mis asja? Kindel oled või? Jaa, päriselt. Ma ju näen, laua peal on 2 tassi. Ma teadsin. Ta vibe on täiega off viimasel ajal. Ma arvan, et sul võib õigus olla. Oota, ma helistan sulle tagasi. Ja Ruudi lihtsalt panigi plehku. Meil oli kunagi endal ka pruuni värvi kasukaga koer. Tal oli roosa nina ja pruunikad peaaegu et rohekad silmad, mis vaatasid sind, nagu sa oleksid kõige kaunim inimene maailmas. Kusjuures, see veidi meenutab ühte koera lapsepõlvest. Hei, mida sa siin teed? Tšau! Ma arvasin, et sa oled tööl. Mul on vaba päev täna. Kas ma ei olnud? Ma ei tea. Aga kallis, palun tutvu minu hea sõbrannaga Maiuga. Ja Maiu, see on minu hea elukaaslane Renate. Kas sa päriselt... Mida sa mähid mulle? Ei, palun ära mõtle niimoodi. Ma olen ainult sõbrad, päriselt. Ma tean, et ma ei ole Sa oled täiesti hulluks teinud. Mis suga viga on? Renate, kallis, palun rahune. Ma ei tee nalja. Palun istu meiega. Ei! Mulle aitab. Ma pean minema. Ma ei tea, mis temaga praegu juhtus. Aga eks me pärast kodus räägime läbi. Martin, ma pean olema sinuga aus. Ma ei ole sulle rääkinud, kes ma päriselt olen. Ja ma saan aru, kui sa hakkad mind vihkama. Aga ma loodan, et sa leiad endast piisavalt palju andestust, et mõista, miks ma tegin seda, mida ma tegin. Tõde on selles, et ma olen seal olnud sellest ajast peale, kui sa ütlesid oma esimesed sõnad, kui sa tegid oma esimesed sammud. Aga siis juhtus üks õnnetus ja ma mäletan, ma õnnetuse ajal korrutasin lihtsalt ühte lauset, et palun laske mul veel olla Martini kõrval, palun laske mul teda vähemalt viimast korda veel kallistada. Ja ma ei ole mitte kunagi olnud usklik ega mingilgi viisil uskunud maagiasse või teisel viisil hingedesse kasvõi. Aga nii juhtuski, ma olin su kõrval ja sa nägid mind, keegi teine mind ei näinud. Aga ma nägin seda su silmades, su armsates, hallides silmades, et sa tundsid mind ära ja sa sirutasid enda käed nii poole. Ma sain aru, et kui ma olen su kõrval terve su lapsepõlve, siis sa hakkad midagi aimama ja lõpuks võib juhtuda, et meil ei lasta olla su kõrval. Nii et ma otsustasin, kui sa läksid esimesse klassi, et ma jätan su ja kohtun sinuga uuesti siis, kui sa oled täiskasvanud mees. Ja nii läkski, ma vaatasin eemalt, kuidas sa enda koolipõlve läbi said ja kui sa läksid ülikooli, siis me kohtusime ja ma sain uuesti olla su kõrval, ma sain suga suhelda. Aga nüüd ma näen, et see tekitab sinu ja Renata vahel ebavajalikke pingeid. Ma ei soovi seda sulle teha. Ma
kardan, et on aeg, kus ma pean selle lõpetama. Ma tahan sulle ainult parimat ja seetõttu, kallis Martin, ma pean lahkuma. Kuid on vaja, et sa enne teaksid, kes ma olen. Isegi, kui sa mind enam ei näe, siis tead, ma olen alati su kõrval. Ära seda kunagi unusta. Martin, ma olen sinu ema.